ülikooli siis võistlustel, et nad võivad rahvast siis meelelahutuslikult siis seal mängude vahepeal, et neil oleks seal tore. Ma palun, jah, nagu ma näen, et sul on juba jalanud just kenasti jalast ära. Võta palun ühe rea peale. Ja pane käe kõrval.
suru, jah, et sa ei suru seda õlga, on ju, ette kuskile, vaid sa lihtsalt õrnalt hoiad, jah. Nii, ja laske edasi, jah. Meil oli 1, 2 ja 3, 4. Veel. Nii, kus olid alguse käed? Käed on hästi, jah, peas hoitud. Hästi. 5, 6, 7 ja 1, 2 ja 3, 4. Jah. Nüüd siit 3, 4
siis 3 korda paremast jalast ja 3 korda vasakust jalast. Just, et sa alustad alati otse ja siis jah, ta nagu roteerub ikka selles suhtes, et kui sa seda nii-öelda siis jalahoogu võtad, siis ta nagu natuke roteerub, aga ei ole seda. Jah, et sa läksid nagu siit ja tõstaksid siia. Jah, et nagu pigem minimaalne see puusa nagu roteerimine. Valmis? 5, 6, 7, 8, 1, 2 ja 3, 4 ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, teine jalg. 5, 6, 7, 8, 1, 2 ja 3, 4 ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sest su ülakeha ja see riht ei ole hoitud, ehk siis sa oled nagu, kui sa oleksid siin hoitud, ehk siis su telg on täpselt otsa alla. Ja, kui suudaks oma telje peal nagu olla. Ja. Siis sa nagu tuled oma keha paremini kontrollida. Siis ma saan alustama, et ma teen oma jälle selle hästi väikselt enne. Jah, ehk siis esimene see jala. Ja just, et kui sa võtad hästi siit hästi külje peal, siis on seda väga raske siia teisena poole tuleb natukene eest ja tagasi ja siis teine on juba natuke lihtsam. See on ka väga okei. Ongi, kui sul, kas sul on 45 kraadi, on sul on 90 kraadi või sul on see maksimum, mis sul on. Tänasega tund läbi. Lihtsalt teadmiste nagu
viimane hetk, võid kätega ka aidata, siin siis selg jääb sirgu, ainult kaela nagu tõmbabki ja tunned siit ülevalt, kuidas siit peaks sul liigutama. Nii, ja siis võime veel teha niisuguse, et nagu pöörad pead, aga viid pead on niimoodi taha, pöörad siis nii ja tunned jälle siit seda pikendust ülepeale otsa, midagi muud ei liigu, ainult kaelas. Siis vaatad. Ja teisele poole ka. Okei. Nii. Teeme kätele ka väiksed minitused. Tõmbad siit risti, tood käe endale ligemale. Läksid siit eelkõige tunned nagu seda minitust ja õlga ka samamoodi surud ikka allapoole, et ta kuskil ei tõuseks. Ja vahetad teine käsi. Nii, nüüd me viime nagu käe justkui pea taha onju, siit lükkad tahapoole kätt, aga nüüd teeme selle ka, et teise kätt on vastupidi ja kui sa oled eriti palju, siis sa saad kätest võtta kinni, tunnetad, et sa siit lükkad seda tahapoole, et sa pead ülemist kätt ka onju. Kui ei lähe nii palju, siis saad lihtsalt siin selja peal hoida onju. Ja vabastad korra ja siis vahetad. Et jõuga otseselt nagu ei pea suruma, et tekiks endal siuke mõnus nagu mõnitus, peaks olema mõnus, mitte valus. Ja lähed vabaks. Nii, lähme korraks viimane käteosa, lähed ette ja käed lihtsalt lased nagu gravitatsiooni teha oma tööd, et nad vajuvad sinna ettepoole. Ja saad kasutada ka hingamist, ehk siis kui sa hingad sisse ja siis hingad välja, siis proovid ennast nagu lasta veel vabamaks. Et kontrolli, et sa ikkagist nagu kõik kohad vabastad, et sa hingad ja vabastad ja tunned, kuidas lastud ka nagu lähemale. Nii, jääd sellesse asendisse, käed tood ette, natuke kõigume siis ka. Samamoodi ära unusta hingata. Nii, ja nüüd lähme ühe jala juurde, natukene kallistutada. Tunned seda venitust siit riie tagant onju, võib-olla isegi natukene läheb sinna sääre juurde. Nii, ja lähme teise jala juurde. Võid haargi natuke laiemaks teha, proovid kätega minna nii kaugele läbi, kui sa saad. Ja samamoodi hingame, vaata, et sa kindlasti ei hoiaks nagu hingi kinni. Nii, ja tuled vaikselt läbi selgu üles, korraks tuleme lihtsalt selle jaoks üles, et veri saada tagasi minna liikuma. Nii, aga me lähme alla või tagasi. Nüüd tood jalad kokku poole, et ei pea olema täiesti koos, enda jaoks mugav. Ja me lähme alla ja siin proovid käed panna nii kaugele kõrvalt, kui ei saa, siis ei ole hullu. Ja natuke sõtkume, et tunda seda vahelduvat venitust mõlemas jalas. Hästi. Ja viimane, toome jalad ühe ette, paneme ja samamoodi lihtsalt ette venitad, tunned, et esimeses jalas
tunda siin sääras. ja samamoodi meie tagant ka ikka ja tuba väga lihaseks. nii, ja vahetad. ja tulevad kokku ja tuleb läbi tumeda selja ees. nii, nüüd me lähme istutile ja me teeme järgmiseks sellise asja, et lähme täitsa selini kohe ja okei, seda harjutust ma ei saa, ma hakkan sellest ära näidata. ükskõik, mis jaoks alusid enda, ühesõnaga tõmbad lihtsalt endale põlve siia kõhule, natukene tunned, et see oleks nagu vabastama ka. kindlasti õige, et see teine jalg, mis sul seal all on ju, et ta oleks sirutatud ikkagi. nii, ja siis viime ta risti, diagonaali lihtsalt küljele ja pea vaatab teises suunas, ehk siis kui sul jalg läks paremale, siis pea vaatab vasakule ja õlg jääb maha. peaksid tundma venitust külgedes ja korras. nii, ja tuled üles, nüüd teisest jalast ka. ja teisest jalast teisest. ja nüüd küljele. risti. hästi, ja tuled üles. nii, järgmine. seda ma saan ka natuke näidata. igatahes esimene jalg on 90 kraadi tugevdatud. teine jalg läheb siit küljele ja nüüd me lähme nagu korraldame nii kaugele, kui sa saad, et sa tunneksid siit meie neliga lihasest venitust. kui sul on põlvel ebamugav, siis saad sa midagi alla võtta. ja kiiresti hingake. ja see on ikka vabastus, lõdvestus, mitte surumine. ärme nagu suru ennast, on ju niimoodi mugavalt. see on niimoodi meenutus ja seal teeb seda ilmselt. ega kui ma enne saate. ja siis rahulikult vahetad. nii, ja tuled üles. järgmine harjutus. teeme nagu kaks erinevat versiooni sellest, tegelikult suht sama asja nagu mõnitab, aga lihtsalt võib-olla ühel inimesel on üks ja teisele teine. nii, üks jalg on tugevdatud, teisel poolt ma jällegi väga ei saa teha seda riistmise peal, et peaksid siin puusa painutajates tundma endal seda venitust. sa võid õrnalt ka nagu proovida ettepoole on ju minna, et siis sa saad seda painutust ise reguleerida, et kui palju sa nagu tunned teda on ju. jah. ikka on see kindlasti hea selle üle. jah. kuidas kiiresti tuli? nii, ja vahetad.
ikka, kes oleks need õiged asendid. Ja eriti tubli oled, kui sa veel suudad siga ära pikaks ka ikkagi liigutada, mitte ülad ei ole üleval. Nii, ja siis teeme teise variatsiooni sellest samast nagu sarnasest painutamisest, lihtsalt siin lisandub see, et teise jala venitub jälle meie alumine osa ja sääl. Tood täiesti kõveraks, ei saa tuua ja lähen ette nii kaugele kui saab, aga nüüd jällegi, et me lähme ette mitte niimoodi, et proovib pikendusest, et sul nagu see alaselg oleks see, mis liiguks järg lähemale, et meil on nagu kõveraks, et proovib võimalikult pikk olla ja siis siit laskuda lähemale. Ja kui sa tahad veel ekstra sellist touch juurde panna, või fleksi teha on ju, siis hakkab ekstra valus. Hästi, ja vahetame. Ja nüüd tulla üles. Nii, me kõhulihaseid väga palju ei kasutanud täna, võib-olla need kikid natukene hõlmasid seda kere, aga ikkagi igaks juhuks. Lihtsalt tuleb kõhulihane, lükkad siit ennast 10 minutit keha juures, lükkad ennast pikaks üles ja proovid nagu kasvada ja vaadata lage. Et see venitus võiks nagu, ta hõlmab küll nagu alaselga, aga samas see ikkagi pikendab nagu lõpuni välja ennast, on ju. Ja õlad samamoodi ei tule üles, vaid surutad alla, et proovid ennast pikendada. Ja hoiame natukene seda sellit. Jällegi, kui tahad nagu raskusastet lisada, proovid jalad koos hoida või kokku poole tuua, nii kuidas endal on ju vastavalt. Ja nüüd tuled korra siia alla tagasi. Nüüd me lükkame ennast siit ülevalt ja proovid nagu ainult seda selja keskmist osa just nagu painutada. Sa peadki tundma, et sa surud nagu alaselja vastu maad ja siis siit ülevalt saab tuua selle nagu venituse, kes kõik tunnevad seda. Ja samamoodi õlad jäävad ikkagi avatuks, proovime hoida need abaluusid all. Ja või vaadata nagu otse pilt maa suunas, siis on juba neutraalne otsem. Ja tulevad alla. Nii, viimane. Ja siis ma usun, et me oleme enam-vähem ära võitud. Võtame hartiste. Nii, kõigepealt lähme siit ette, samamoodi see pika selja teema jääb. Palun võtta kas varbad sindutatud või fleksi, et meil oleks nagu kindlam mingi asend, mitte lihtsalt pehmed. Ja jällegi nii kaugele kui saad, surume peale, et tunneksid seda mõnusa peetust. Mina soovin, et jalad ei vaju ette, vaid me ikkagi roteerume niimoodi väljapoole. Keskendume nende varmastele. See on õige vist. See on õige, jah. Ja siis võiksid samast minna küljele. Ma tahaksin, et sa võtad teisega üles, et meil oleks nagu niimoodi küljele venitus, võiks ikkagi konkreetselt venitud külge, et siis see õld peaks jääma nagu, meil on paralleelne, mis on nagu joon siin. Siis kui tunned, et siin on nagu mingi purk, et sa ei saa sealt minna listi. Ja siit venitad vastavalt enda tundele. Jällegi kontrollid, et see oleks varbane või sirutatud. Ja vahetad kokku. Ma usun, et kõigil siin küljed on ju pikenevad, käes võib-olla isegi tuleb.
lõpus, kui need lõpuvenitused ja siis staatiline on okei, et see See on just okei.